vaata. Olen siis jõudnud minu töökohta ja mingi vend tuleb shot. Nii lähedal. Oleme siis jõudnud siia džunglist. Palju tõesti selle liikvormi. Uue rehvid tšeki musta all vaata. Ühesõnaga, kell on praegu 7:47 hommikul. Ma tulin just töölt. Ja täna on siis suur päev, suur päev. My baby is here. Siin on see kiiresti läheb. Nii, see siin, mis see veel on? Mingi prügi ju? See on selleks, et kaamera ei saaks vigastada, kahjustada. Sütsid välja. Tahan nad lähen välja. Baby! Oh, Boristis! Kell on vahepeal saanud 16:40 ja tunni ja 20 minuti pärast hakkab mul öövahetus jälle. Tuled hommikul koju kell 7 ja siis samal õhtul lähed tagasi tööle. Nagu siuke tunne nagu ainult oleks ka tööle. Tuledki koju, otse magama, uuesti tööle. Ja praegu on siis 3. nädal, neljapäev. Ja nädal aega veel öövahetust. Nüüd saab Elisega lõpuks töötada samal ajal. Oleme siis jõudnud minu töökohta. Me oleme siis praegu Cotton Ginnis Talbis ja põhimõtteliselt ma olen siis tõstukijuht siin ja töötan siis öövahetuses. Ja pooltest kuni puuvill pressitakse kokku, mis tuleb sellise lindi peale ja siis ma lähen võtan sealt lindi pealt need ära ja kodustan siia igale poole laiali. Minu ainuke töö on oodata, kuni see lind seal täitub puuvillaga. Siin on siis igal pool see puuvill, cotton baled. Praegu ma alustasin siis uut rida sinna taha, mida siin väga jälle näha, suht pekkis. Ja nädala aja pärast hakkab mul siis päevavahetus ja siis ma pean laadima ka rekkaid nende samade kõrdi peilidega. Ühesõnaga päevavahetus on siuke hästi intensiivne, lihtsalt järjest rekkad tulevad, laed. Öövahetus on üli siuke kruiisi, lihtsalt mitte midagi tegema, vist ei pea, lihtsalt passite siin ja saad sama raha, aga öövahetuse nuss on see, et nagu näha. Ülikülm on ja ma olen ülipaksult riides. Praegu on Austraalias talv ja talvel läheb siin sitaks külmaks lihtsalt. Reaalselt alles üks hommikul -5 kraadi. See oli nagu rekord ka muidugi. Aga üldiselt on niimoodi, et hommikuti siuke 3, 4, 5 kraadi sooja. Aga vahepeal läheb ka miinustesse, -1, -2 ja nii edasi. See on siis gin, sealt tuleb siis suur masin, Moonbuggy, toob neid suuri kottoni palle ja siis põhimõtteliselt siin on 2 tüüpi töötavad siin, võtavad seda kile ära.
mida kõik teised teevad, siis ma arvangi, et parim töö on ilmselt selle suure masinaga olla Moonbug'i pealt tuua neid mooduleid ja ma arvan, et teisena parim töö on kindlasti minul, et lõpuks on nagu reaalselt ülilebosed. Et väga hästi kõik see tööde vahetamine, mis meil käis siin terve maikuu, reaalselt iga nädal vahetasime töid, on ju. Lõpuks tõi nagu vilja sellest, et me lõpuks oleme normaalse koha peal, saame normaalse palka ja leidsime töö, kus me saame raha koguda. Nii et jah, umbes 4 nädalat veel, võib-olla 5, võib-olla 6, siis me plaanime tagasi linna minna. Nii et jah. No nii, tervitame kõik Kalvinit ja Siimu, kes on vahepeal siin Austraaliasse jõudnud. Oleme praegu kõik koos siis talbis ja meil on siin vaba päev ja otsustasime, et me vaatame endasse mägedesse ja olemegi praegu siin väga kõrgel juba omadega. Ja noh, ütleme nii, et pena on veits sketši, ma ei tea, kas tagasi ka jõuame siit, aga poole tee peale veereme välja, ma arvan. Opa! Oota, peab vaatama seda vaadet korraks. Näitab vlogile. Peab välja minema, siit ei ole mitte midagi näha. No nii, siseneme vaikselt džunglisse ja nagu see on nagu reaalne, me oleme täiesti nagu metsikus looduses praegu. Me oleme kiskjad. Meie kiskja instinkt tuleb välja nüüd. Süüa me kaasa ei võtnud. Aga ei ole muret selle pärast, et me leidsime känguru. Ja mingi vend tuleb shot. Siin on nii lähedal. Mida vittu? Vaata kui palju neid. Mida nad söövad üldse? Kõike. Ei, nagu taimetoitlased on vist. Ma arvan ka. Oled känguru junni katsunud? Ei ole känguru, see on vallabii. Kalvin, saad känguru junni katsunud? Ja väga õhuline pidi olema. Jaa, sul käes on? Kellelgi oli kõrsti või? Ei taha. Taha või? Ma ei soovi. See on sinu teema, sulle maitsevad need. Näe eelmises... Mida sa teed? Seda küll andeks, jah. See kaktuse sisu on täiesti söödav niimoodi, et selle koorid ära ja keedad ära ja siis pidi olema täpselt nagu kartul. Nagu see kartulipuder pidi maitsema täpselt. Siin on hästi palju vedelikku ka, vaata kui joogipuudus saab. Põhimõtteliselt tänane eesmärk on siis leida meil ilusat vihmametsa loodust, et ei tea, kus seda leiab, et paneme vee täis, liigume mäest üles, praegu tulime veits tagasi ja lähme otsime, äkki leiame loodust. Kalvin, kuidas see töötab? Tuleb välja, et need ei ole kängurud, tegelikult need väiksemad on vallabid ja tuleb välja, et nendele meeldib hästi roheline muru. Nii et kõik see nagu pind ongi ära söötavad, sellepärast et see ongi. Aga me tulime siia, et otsime natukene rohelisemat muru ja vaatame, äkki saame nendele käest süüa enne. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I want. Kuidas oli? Jaa. Aga. Where are you from? Estonia. We're like from Estonia, but we've been in Australia like 2 years already, so. Kus lähed, Kalvin? Kuule, lähen vaatan. Saan sõbraga kokku. Oi,
oleme siis jõudnud siia džunglisse. Hüvasti siis. Telo võtta. Telo on kõige tähtsam. Endast on pohhu. Ei no ise kukkunud, ma saan vaata kui ilus, puhas vesi. Ossu raisk. Teeme travel pikke. Oleme mingi 3 kilomeetrit kõndinud läbi džungli, loodus ja nii edasi, et leida üles see kosk, seesama Peak Falls Lookout. See on siis koht, kus sa siis oled nagu veits eemal sellest koosest, sa näed, kuidas vesi kaugelt jookseb, üli ilus, üli tore on. Ühesõnaga videost on veits raske vist aru saada, aga põhimõtteliselt seal peaks vesi jooksma praegu, aga vett ei ole. Ühesõnaga ainult on sein, kus kunagi kosk siis, kus siis pimeda või mis pimeda, kus siis vihmasel perioodil vesi jookseb alla. Nii et Siin. jah, ühesõnaga koska pole, aga džungel on, loodus on, ilusa pilti saime. Nüüd tõmbame 3 kilti tagasi, vaatame, jõuame äkki Golden Houriks täpselt tagasi, teeme natuke pilti veel ja. Nii et davai, go back. Paremal pool tee jääd. Davai Elis, vaata kaamera poole. Gonna buy your car? In 2006, so it's Fairly new one. fairly new, but Yeah. I didn't ride it much. All right, thanks buddy. Thank you. Have a nice evening. Kalvi tõstis endale liikurvi. Ausis on pidurid täispidi ja kogu aeg on tagurpidur siin vasakul ratastel. Tagupidur on paremal. Very nice. Siin on vastupidi. Jõudsime tagasi siis sealt mägedest ilusti täpselt enne seda, kui imedaks läks. Ja Kalvin siis põhimõtteliselt sai töö endale, algust ei saanud, aga siis viimase hetkel öeldi, et kuule ikka saad. Ja kuna meie Elisega lähme nüüd mõne nädala pärast siis sinna, või nädala pärast lähme Brisbane'i, Kalvin jääb üksinda siia tööd tegema. Siim läheb ka Brisbane'i juba teisipäeval, siis tal on liikurit vaja, kuna ta elab mingi 5 kilomeetrit oma töökohast. Nii et ostis omale siis uue liikuri. See on siis tema masin. Ütles, et päris aus stiil. Palju maksidki selle eest? Soti. Aus. Ma plaustis kunagi rattaga sõitnud. No, linnarattaga sõitsime ühe korra. Enda on õnnelik ratta üle. Nagu väike laps. Oleks üle saanud mingi ratta üle õnnelik. Näita seda ratast ka siis. Apollo tegu on siis Evolution versiooniga. Väga välja lastud. Ise on või? See on see vaata montaaž, vaata, piir all, vaata. Tõmba. No nii, noh. Joogi hoida, vaata, siia pann proteiini shake'i, vaata. No, amort ka ju. Vaata. Ops, raisk, ops. Siia panen kruusateel, võin panna 20 vabalt. Väga aus. Võtta see kott ära, see kossikott. Olemas. Sain kiivri ka. Ma saan paes rattaga käia nüüd. Uued rehvid, Jacki muster on all, vaata ikka. Saab korralikult panna, noh. Putikad rehvid. Ei, ta ütles, et on mingi paar korda sõitnud nüüd sellega. Et see on kuivamist. Millal tõstis selle, mis te 2006 astis, aga... Paar korda sõitnud. Ma sain hea ratta. Said muidugi, davai. Väga aus, teeme minekut.